No nii, sellised siis fondantid tulidki. Ahi on juba 180 kraadi. Fondantid paneme kenasti ahju. Ja selline siis oligi seekordne Joel Ostrati live Kokkan Joeliga. Suured tänud teile kõigile minuga ühiselt kokkamast. Ja me näeme teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Metsik nali! Kuidas meil läheb? Tere tulemast kõigile Kokkan Joeliga laive'ile. Nagu te nägite, siis seekord olen ma targem. Ma arenen iga kord. Eelmine kord, kui me panime piruka ahju, siis tuli live lõpetada. Aga seekord me alustame sellega, et šokolaadifondant läks ahju ja nüüd me hakkame tegelikult seda ühiselt tegema. Aga ennem kui me alustame šokolaadifondandiga, vaatame kõik siis üle rahulikult komponendid. 75 grammi jahu, 4 muna, näeb välja täpselt selline. Kusjuures ma ütlen ausalt, kui me räägime küpsetistest ja kui me räägime kookidest ja kondiitritoodest midagi kaalun. Tavaliselt mul kaalu köögis ei ole, aga nagu te näete, ka minu köögis on täna kaal. Ilus. Ja selle retsepti puhul on tegelikult ülioluline kõik asjad üle kaaluda. 150 grammi võid, mul on täpselt 150 grammine võipakk. Jahu ma kaalusin ära. Aga alustame siis sellisest asjast tegelikult. Kas me lugesime üle siis komponendid? 170 grammi, 4 muna, 150 grammi suhkrut, 75 grammi jahu. No mida me patrame? Ma saatsin teile tegelikult retsepti, vaadake retsepti, eks ju. Vesivain, kuum, või ja šokolaad. Paneme kõigepealt siis mõnusasti vesivanni. Ups. Miks selles retseptis peaks kinni olema? Mul on tegelikult teile üks põnev lugu ka. Tegime Joel Ostrati suurt õhtusööki Miku ja Tanjaga. Ja fondant oli seal retseptis meil. Ja restorani oli tulemas 80 inimest. Ja me valmistasime loomulikult fondandid ette. Mul on siin praegu siis laias laastus tuleb siit võt nii palju. Ahju läks umbes nii palju. Ütleme, et 6 tükki, kui sul oleks õiged vormid. Aga ma teen täna meelega erinevates vormides. Proovime teha sellises küpsetuspaberis. Siis mul on selline kohvikruus. See on kusjuures, ma arvan, kõige parema tulemusega. Ja siis mul on ramekinid, aga need on natukene suuremad kui see originaal. Aga tulles selle laheda saate juurde, ma teadsin, et sellest retseptist tuleb siis 6 vormi. Ma pidin siis 80 külalist, panime seal 10 juurde ka, et igaks juhuks tead. Ja mis juhtus? Tegime kõik taigna valmis, valasime vormidesse, panime külmkappi 2 tundi suure õhtusöögini. Ja mingi kõhutunne ütleb, et kurat ei ole asi õige, vaatame üle. Lähen vormi juurde, vaatan seda vormi ja raputan. Kutid, et äkki teeks igaks juhuks ühe prooviküpsetus, et mulle tundub, et taigen ei ole nagu õigena. Panime selle koogikese siis ahju ja ei tundnud fondant. Midagi oli puudu. Ja vana hea. Joel oli siis kalkulaatoris löönud, korrutanud siis neid läbi, et 75 grammi jahu korda, siis ma ei tea, 12 šokolaad nii palju. Ja mul oli 24 muna, aga pidi olema 48 muna. Ehk siis küpsetiste puhul ei tohi panna poolega mööda, sest et ta ei küpse õigesti valmis. Nii, et kaalume. Või no okei, seda tahaks küll silma järgi panna, 200 grammi, siit peaks jääma tegelikult siis 30 grammi ju üle, eks ju. Ehk siis 170 on meil vaja. Kuna ma just tegin ühe laari valmis. Kuule, kella panime me? Kell 5 läksid ahju. Okei, 10-12 minti ma unustasin stopperi panna. Come on, kes see tänapäeval stopperit paneb? No ma ütlen ausalt, et umbes nii palju on 30, ehk siis ma panen siia ülejäänud. Kui mõnus. Šokolaad ja või, vesivanni ja sulatame selle ülesse. Aga nüüd tegelikult kõige õigem järjekord. Võtame vormid, võtame võid ja vormid võiga kõvasti kokku, mõnusalt. Miks? Sest me tahame, et fondant kukub pärast siit mõnusasti serveerimist taldrikule. Ehk siis laseme võiga üle.
ja ei pea koonerdama. Nii, mu enda lemmikkuju on see. Sellega on see, et see peaks küpsema 10 minutit. See küpseb, ma arvan, kuskil 13–15 minutit ja selle puhul, kuna siin on paber, siis see võib isegi 8 minutiga valmis saada. Nii, väike pabertrikk. Aga mis siis juhtus? 80 fondanti tuli vormist välja võtta, 2 tundi oli niimoodi, et inimesed astusid kohe saali ja me pidime tegema 80 fondanti uuesti, ehk siis 48 muna uuesti, veel mingi 5 kilo jahu, veel mingi 5 kilo šokolaadi. Et see on kõige suurem fondanti prohmakas, mis mul kunagi on olnud. Hea, et sellest saab nüüd rääkida, sest saade on eetris ära olnud ja tegelikult tuli fondant lõpuks fantastiline välja, nii et ma usun siiamaani kõhutundesse, et kõhutunne on see, mida tuleb usaldada. Nii, kakao. Paneme siia nüüd mõnusalt kakaod. Esiteks annab mõnusa hea maitse. Vaadake seda. Juba see vormi täitmine. Juba see on üks lahe tegevus. Ja siis me viskame need vormid. Kuna see on nagu küpsetuspaber, pergament, siis siia ma võid ei pane, see tuleb siit ilusti niikuinii lahti. Siia on kakaod juurde vaja. Ja siis me paneme selle külma. Et või taheneks uuesti ära, sest või on meil praegu toa soe, aga tegelikult me tahame, et ta läheks siin vormis täiesti kõvaks tagasi. Lähme vormidega korraks külmkappi. Paneme siia, selle siia ja selle siia. Nii. Vahepeal on mõistlik käed pesta. Kuulete, aga tulge vaatama korraks, kuidas neil läheb. 7 minti on täis või? Vaatame, kuidas meil läheb. No normilt vähe. 7 ja meil on veel 5 minti minna, nii et võtame chillilt. Nii. Samal ajal segame siis seda šokolaadi ja võid, sellest tuleb esimene mass. Kasutame õigeid töövahendeid, mitte mingit väikest lusikat, võtame korraliku segamisristaga. Nii. 4 muna. Kaalume nüüd siis siia suhkru, 150 suhkrut. No, hops. Vispen. Ja selle suhkru ja muna segame omavahel korralikult läbi. Kõige olulisem on selle segamise juures see, et suhkur tegelikult sulaks ära, et ta ei oleks kristaljas. Aga hea uudis on see, et siia massi segame me pärast ka sooja šokolaadi, aga mitte liiga tulise. Miks šokolaadi ja võid vesivannil teha? Kui me paneks lihtsalt tabliidile, kõrbeks ta tegelikult sinna poti põhja ära. Vesivann on imeline selline küpsetusstiil siis, eks ju, võib öelda. Nii. Seda tuleb veel mõnusalt segada. Ja siis jahu, eks ju. Kõige lõpus paneme jahu ja läbi sõela. Nii, kuidas meil üldse läheb? Kas meil on vahepeal tekkinud küsimusi ka? Kas te olete kenasti järjel kõik? Palju meid vaatab? 139, 140. 139 inimest on praegu fondanti kuskil otsas küpsetamas. Õnneks osad inimesed on kirjutanud, et vorme ei ole, siis ma mängisingi selle peale, et vaataks võimalikult palju erinevaid vorme. Et no see kohvitass tegelikult on üks parimaid, päriselt ka, sest ta on nagu ümara põhjaga, kui seda pärast välja keerata, näeb nagu väga-väga ilus välja, nagu restorani vääriline kook. Aga muidugi Ramekin on klassikaline siis nõum, mille sees teda tegelikult küpsetatakse. Fondant iseenesest pärit siis Prantsusmaalt, selline mõnus prantsuse šokolaadikook. Juba, noh, julgen väita, äkki 100 aastat on see retsepti vana. Aga kuulsaks on ta saanud nii nagu ikka. Mõni kuulus kokk teeb ta oma restoranis ära ja nii ta lähebki lendu. Siis juba järgmises restoranis ja julgen öelda, et fondant võib olla minu restoranides üks müüdud magustoiduroogasid ehk desserte.
eks crème brûlée, ma arvan, et crème brûlée on ikkagi number 1. Noh, panna cotta on kindlasti väga populaarne ja kuulus, aga fondant kuulub kindlasti esikümnesse, see on kindel. Pigem ma arvan, et ta kuulub top 3. Kas silikonist vormi tohib ka kasutada? Silikonist vorm on väga hea. Võib väga hästi. Silikoni vormi ärge siis võiga määrige, sellel pole pointi. Ta tuleb sul ilusti silikon vormist välja. Ainult siis tõesti portselanist nõud tuleb niimoodi ära võiga vooderdada. Nii. Panen vahepeal siit tule alla tagasi ja segame niimoodi šokolaadi. Ma näitan siis niimoodi vaikselt segad. Kiiret ei ole. Kondiitritoodetega üleüldse ettevaatlik ei ole kiiret, ei tohi kiirustada. Noh, minul on nüüd sellepärast tohutult keeruline teha, et ma olen kärsitu ja tahan kohe kook valmis saaks. No nii. Paneme vahepeal käima, kuni see mul siin sulab. Marja Kastme. Teil siis kodudes võib-olla termomiksi, kui ei ole hullu. Kasutage kas blendrit või saumikserit. Minu lemmik magustoidu kaste. Suvel, kui on värsked maasikad, loomulikult värsked maasikad. Praegu sügavkülmutatud maasikad tegelikult töötavad väga kenasti. Samamoodi siia ka suhkur. Paneme silma järgi ja mul on see piparminti. Jällegi, suvel koduaia piparmint parim. Viska korralikult piparminti sisse. Mina armastan piparminti. Nii et paneme siia. Ja tegelikkuses vett ei ole vaja. Ja paneme ta käima. Piparminti. Nii, mida ta nüüd mõtleb? Ahah. Kui kaua peaks silikon vormis küpsetama? Sõltub suurusest, kui me räägime sellisest mõnusast klassikalisest, siis kõige lihtsam on ikkagi niimoodi, et kui sa fondanti vaatad, siis šokolaad, kui ära küpseb, on küpsel šokolaad. Sinna keskele jääb hästi väike märg täpp. Ära seda täppi ära kaota. Ma julgen öelda, kõige ideaalsem on niimoodi, et see täpp on olematu, aga see märg täpp võib seal peal olla, siis ta on seest mõnusalt vedel. Ehk siis ära lase üle küpseda, sest muidu ta tuleb nagu šokolaadi muffin. Jälgi kogu aeg seda täpikest. Vaatame, kas minul on juba täpp tekkinud. Ma tõmban väljad poole. No minul tahab veel küpseda kõvasti, ma ei näe siin, vot see on kõige rohkem valmis. Aga näete, et ta on täiesti vedel. Ma julgen öelda, et ma teen ka selles ahjus muidugi. See on mul siin mu maakodu. Ma ei ole siin väga palju küpsetanud, aga mulle tundub, et me oleme küpsetanud juba 15 minutit. Ja ma tahaks öelda, et julged 5 minti veel. Nii et võib-olla oleks pidanud ma panema kõrgema temperatuuri. Aga jälgige, see on kõige lihtsam. Lihtsalt tuleb jälgida, et kui ta on küpsenud. Mina pean kummardama, osadel on niimoodi, et on silma kõrgusel ahi, siis ei ole midagi hullu. Vaatame nüüd korraks moosipoissi. Ja siis teeme nüüd sellega lõpuni ära. Mul on suhkur ilusti. Noh, hops. Vaatame moosipoissi korraks. Kuidas meil moos on? No selline, saate aru, vot see on super. Tilkagi vett, ainult suhkur, maasikas, piparmint. Jumal, see on mega, lihtsalt värske piparmint. Ja üks mõte veel, piparmint, kui sulle ei meeldi. Proovi täpselt sama kastet, aga pane sinna sisse värske basiilik. Super, šokolaadikoogiga, kus juures on piparmint ja basiilik mõlemad väga-väga head. Nii, minul on nüüd see poiss ka siin kenasti valmis saanud. Nii et. Nii, šokolaaditükk enam pole. Nii, laseme selle veel. Väga oluline on jällegi, nagu ma ennem ütlesin, siia ei tohi valada peale tuli kuuma šokolaadi, mis juhtub munaga.
muna ju küpseb omletiks ja omletti me ei taha. Ehk siis pigem kui ta on üles sulanud, võtad korraks. Praegu ta on mul isegi natukene tuline. Panen ta siia natukene sellise õhuga niimoodi segatada. Ta ju kergelt hakkab kohe maha jahtuma. Mina tegin tumeda šokolaadiga 70%. Kui on tehtud piimašokolaadiga, pole ka küsimust. On võimalik veel teha ka täiesti valge šokolaadiga, saab ka väga hea. Ja saab ka teha niimoodi, et sa teed tumeda šokolaadiga, aga võtad siis väikse tüki valget šokolaadi, pigistad siia vormi sisse, nii et kui ta ära küpseb ja sa lõpuks ta katki lõikad, siis sealt tuleb see valge šokolaad välja. Nii et seda proovige ka näiteks järgmine kord. Nii. Mis kraadi juures tuleb siis teha? 180 kraadi on tegelikult ikkagi originaalretsept, nii nagu kogu internet ütleb. Ja no mina lihtsalt täna poen selle taha, et kui originaal on, näete, nii suur, ütleme, sellise läbimõõduga, siis mul on lihtsalt suured vormid, ta küpsebki kauem. Ega tegelikkuses võib teha teda ka ju koogirõngas, siis lihtsalt küpsemise aeg pikeneb ja sa saad ikkagi sellise eluka teha, kui sa oled suur maiasmokk. Nii, aga vaikselt teeme nüüd ühe sellise nipi, et ühtegi šokolaadi asja siia maha ei kukuks. Ei kukkunud, vedas. Ja liigume nüüd väikse nirena esialgu siis. Äärelt ka puhtaks. Ja juba hakkab tekkima mõnus õige šokolaadi fondandi taugina mass. Pühime siit kõik. Siit ei taha mingit šokolaadi raisata. Kõik tuleb koogi sisse saada. Lükkame õrra. Foks. Nii. No nii. Mul on jahu siia pandud. 75 grammi. Ei leidnud siit maalt ühtegi paremat sõela, pole veel jõudnud siia kõiki asju osta. Nii et sõelume läbi puhtalt selle pärast, et ei tule tükke sisse. Vähe haava lisame jahu ka. Väga paljud on mures, kas ikka suurt õhtusööki veel tuleb? No suurt õhtusööki tuleb. Suur õhtusöök ei kao ära. Teine hooaeg jõuab kindlasti teieni. Oleme homme ka eriolukorras filmimas Sepo Seemaniga näiteks järgmist osa. Sõidan homme Pärnusse. Kõik käib ülisuure ettevaatlikkusega. Tõesti väga ettevaatlikult teeme seda asja. Aga see, mis lubatud, teeme ikkagi ära. Saade jõuab teieni. Kuidas, pigem küsin kohe vastu, kuidas teile meeldis viimane suur õhtusöök Karl-Erik Taukariga? Kas oli eriolukorrale vastav? Oli teistsugune? Ma loodan, et sai naerda, mida kohe kindlasti sai. Seekord tulid, ma arvan, retseptid paremini välja. Ehk siis tähelepanu on seal retseptidel kenasti. Nii, vaatame vahepeal massi ka. Sellise paksusega on ta mul praegu. Natukene veel jahu sisse, paneme selle viimasega ära. Aga tulemas on. Suured õhtusöögid tulevad. Järgmine õhtusöök on juba Daniel Leviga. Daniel Levi ja Eleri. Ehk siis nemad kahekesi kodus teevad teile imelise suure õhtusöögi kõigile. Nüüd sel reedel on meil suur reede. On suur reede ikka, eks ju. Ja siis sel puhul või ei ole suur reede, aga 1. mai, maipüha, jah. 1. maipüha. Ehk siis punasel pühal me ei näita suurt õhtusööki. Te peate sel reedel saama ilma suur õhtusöögit hakkama. Vaatame vahepeal kokki ka, tule siia. Ja siis üks nädal edasi reedel, eks ju. No nii. Kuskil olid pajalapid ka, aga no aeg küll. Ja ongi, mina ütleks, et väike on valmis. Ehk siis ma julgen võtta selle poisi välja. Tead, ma jätan ta sekundiks, oodake korraks, ma panen ikkagi järgmised vormi ja kohe võtame nad välja. Ehk siis valame ka need vormidesse ära. Vormid kapist.
jahu sai sisse, suhkur sai, või sai, šokolaad sai, kõik sai, kast me tegime. Nii, 1, 2, 3. Läks. Nii, nagu näete, või on jälle ära kivistunud. Ehk siis, kui ma panen tahju, ta hakkab sulama, ta ei lase taignal jääda siia pinna külge kinni. Ehk siis või hakkab sulama, tekib see rasvaine, mis ei lase, eks ju, koogil siia külge jääda. Nii, konsistents taignal, ülihea. Ütlen ka etteruttavalt, seda massi saab ka teha kenasti valmis, panna külmkappi, kile peale ja näiteks küpsetada hoopis tunni pärast. Miks mitte 3 tunni pärast. Taignaga ei juhtu midagi külmkapis. Taigel läheb küll kõvemaks, sest šokolaad ju läheb nii-öelda tahkesse kujusse tagasi. Aga vot selline see peaks olema. No imeline. Nii nagu koogitaigendega ikka, neid tahaks ju süüa tegelikult niisama juba. Praegu mina sööks seda. Hopsti. Aga hakkame siis vormidesse panema. Ja vormi ei pane ka täiesti täis, kuna kook kerkib ka. Ehk siis paneme 3 veerand. Vapsti. Ja kus juures, sõbrad, mul on teile ka järgmiseks nädalaks korralik üllatus. Järgmine nädal mina kuulutan välja, et hakkab suvi. Ja suvi algab minu jaoks. Mis suvi see on, kui ei ole ühte head keefirisuppi? Ehk siis järgmine nädal hakkame me kõik esmaspäeval kell 5 valmistama keefirisuppi. Aga teate, seekord me ei tee seda ikka niisama. Ajame asja eriti põnevaks. Järgmine esmaspäev on keefirisupi võistlus. Ma panen algretsepti enda Instagrami ülesse, kenasti kõik komponendid. Aga ma kutsun teid kõiki keefirisupi lahingusse. Võistlema parima retsepti nimel. Ja mida ma teile luban? Parim retsept, mis teie kõigi seast mina välja valin, ma luban selle panna enda restorani suvemenüüsse. Nii et teie keefirisupp võib juba olla sel suvel minu mõnes restorani menüüs. Kuidas ma selle siis valin? Keefirisupp on tegelikult ju lihtne. Sul on vaja keefiri, marineeritud kurk sobib sinna minu arust väga hästi, loomulikult värske türdid, till, petersel, sibul, keedumuna, ilma selleta ei saa, mõned panevad keedukartulit, marineeritud porgand, neid versioone on palju. Ma luban, et ma panen teile põhja enda keefirisupi mõtte sinna ülesse, mina teen näiteks punapeediga ja lisan sinna ka kodujuustu. Aga ma ei taha teid raamidesse panna. Teie mõelge täiesti köögist väljapoole või siis out of the box, kuidas iganes seda öeldakse. Tehke üks geniaalne keefirisupp. Postitage see enda Instagrami. Te peate mind ära tagima, sest siis ma näen seda postitust, muidu ma ei näe. Pange sinna pilt ja oluline on, et ka retsept oleks juures. Pilt võib ju ilus olla, aga kui ma ei näe teie supi sisse ja ei tea, mis seal on. Kui keegi on näiteks ägedalt pannud sinna ingverit või ma ei tea, punast marineeritud sibulat. Ma tahan näha retsepti, ma tahan näha pilti. Ja auhinnaks, lisaks sellele, et ma panen selle oma restorani suvemenüüsse juba sel suvel, siis väikse kingituse ma teen ka. Loomulikult Joel Osterti valmis toite ja ma olen sokisahtli kandnud välja suvised mõnusad sokid, nii et ka need sokid lähevad sinna kinkekotti ja nii edasi. Nii et järgmine esmaspäev on laivis kokkamisel. Me teeme küll ühiselt keefirisuppi ja kes ei taha võistelda, siis teeb minu retsepti järgi. Aga kõik, kes tahavad, teevad enda kiiksuga, postitavad ja valime välja võitja. Ja võitja ma valingi välja tegelikult juba teisipäeva hommikuks, nii et ei pea ootama väga kaua. Nii, aga nüüd on küll selline aeg käes, et ma panen need vormid ahju ja võtame teised vormid välja ja serveerime šokolaadifondanti maasika, mündikastme ja valge jäätisega. Vopsti. Ma loodan, et teile meeldib minuga esmaspäeviti kokata. Esmaspäev, ma ei tea, mina juba küll ootan. Igal juhul väga vahva on saanud see Joeliga kokkamine. Ja te võite mulle loomulikult igasuguseid mõtteid ja ideid kirjutada, mida me veel võiks teha. Aga keefirisupi lahing. Keefirisupi lahing juba järgmisel nädalal
juba järgmine esmaspäev. Nonii. Paneks siia alla veel asjad ka, mis on kuskilt ostetud. Nii. Ja nii, ma panen ka need nüüd ahju. Minu, no seekord näeb tuli mul, ma panin jõhkramalt. See on mul lemmik, see on ilus kuju, see on üks õige kuju ja nagu te näete, kohvikruus ei lähe katki isegi. Nii, 15, ütleme niimoodi, et need jõhkardid olid mul 20 minti. Ja nüüd on tõe moment. Mul ei ole jäätise kulpi ka maal, ma pean selle peale ka tulevikus mõtlema. Nii. Täitsa palavaks võtab siin. Tajate mu nii kuumaks. See on jõhkralt hea. Ei oskagi enam maasikamoosi süüa ilma piparmündita. Nii. Nii, see on mul, ma kardan, üle läinud. Aga ma võtan selle kõige suurema siis. Jah. Vops. Kas me peame sind aitama ka või sa kukud meil välja? Mis sa arvad, sõber? Vopsti. Nii. Paneme jäätist ka. Küll on magus esmaspäev, Kohe esmaspäeva lähme minema. No üks kord nädalas, sõbrad, üks kord nädalas. Jõhkralt magusat süüa. Eile muidugi läks mul lappesse, ma pean tunnistama. Aga eile oli eelmine nädal. Nii et ei ole hullu. Vopsti. Paneme siia. Nonii. Vops. Kuidas me jätame koogi mitte kaunistamata? Ikka. Jõhkralt ilusad rohelised oksad ka juurde. No nii. Selline see Cocanjoeliga siis sellel esmaspäeval oli. Mul oli väga-väga lõbus teiega, väga tore. Ma loodan, et teil tulid koogid kenasti välja. Ja kohe on tõe moment. Ja minu fondant õnnestus 100%. Ilusti on šokolaadi voolamas. Ehk siis šokolaadi kutsutakse ka laavakoogiks. Šokolaadi laavakook. Ja nagu te näete, laava on olemas. Ärge küpsetage üle. Näeme juba järgmisel esmaspäeval jällegi kell 5. Ja loomulikult siis keefirisupi lahing. Jälgige minu Instagrami, informatsioon tuleb sinna. Ciao!